Ma tahan täna rääkida kuninglikkusest, kuningalauas söömisest ja mu algmõte on selline, et kuninglikkust peab õppima absoluutselt igaüks. Nii see, kes on sündinud palees, kui ka see, kes on tegelikult karjapoisina alustanud. Et me oleme teinekord petetavad selle poolt, et me mõtleme, et mis nüüd mina, ma tulen nii alt. Et mõtle, kui lihtne tal on, ta on juba kohal. Ta peab samamoodi kõike õppima. Amen. Jumal, luba nüüd, et tühjad sõnad ununeksid, aga sinu kallis vägi teeks oma töö ja võia seda, mida sina inimsüdametes tahad võida. Tänu ja kiitus sulle. Amen. Ma alustan tunnistusega, mul oli küll kiusatus ka ette joosta, aga ma mõtlesin, et ma hoian ikka jutluse juurde. Aastaid tagasi, mingi hulk aastaid tagasi, me elasime siis oma perega Lasnamäel ja meie lapsed 5 tükki, maailma kõige lahedamad lapsed ja üldse ärge vaielge, on kõige lahedamad, käisid koolis. Ja enne kui ma edasi lähen, ma arvan, et me teeme liiga vähe üksteisele komplimente. Ma tahan teid kõiki tänada tunnistuste eest, väga magusad tunnistused. Ja Joel, sa ületad kõiki, aitäh. Ja siis ma tahan ülistuse eest eraldi tänada, nii armas, nii kammerlik ja nii hea. Ja ma ühel hetkel hakkasin kontrollima, et kas see kitarr on nüüd 12-keelne või 6-keelne. Järelikult on niivõrd hea mängija, et kõlas nagu 12-keelne, aitäh. Ja vokaal täpselt samamoodi eriti hea. Aga me siis elasime Lasnamäel. Ja ma olin Jumalaga tolleks ajaks ikka terve portsu aastaid juba käinud. Selles mõttes käinud, et armastanud teda ja katsunud talle meele järgi olla ja uskunud ja usaldanud. Ja minu armas abikaasa Mart, tervitused temalt ja Valguse tee koguduselt, nii vist baptistidel käib. Aga seal on mingi käe tõstmine ka kuskil. Lehvitus, okei. Ütles, kuna meie lapsed on koolis käivad lapsed ja kasvueas lapsed, siis meie toidulaud peab olema rikkalik. Ja mina kokkuhoidliku perenaisena, kas peab ikka nii rikkalik olema? Saab ju juustuleiba süüa, ei pea iga päev olema juust ja vorst. Saab ju kurgi peale panna, ei pea olema kurk ja tomat. Ja siin niimoodi kripeldus mu sees. Ja ikka kogu aeg näris ja näris ja näris. Ja ma mingil eluhetkel otsustasin, et et kui meie toidulaud on rikkalik ja mul on sellised kripeldused ja süümekad, et nii hästi sööme, et kole kohe. Kusjuures me ei söönud ööbiku keeli, normaalne toit oli. Ma lahendasin enda jaoks olukorra niimoodi, et iga üks, kes meie uksest sisse astus, ma andsin talle süüa. Siis mul oli nagu kergem selle koormaga. Aga ühel hetkel Jumala vaim ütles mulle midagi väga põnevat ja ütleb mulle niimoodi, et ära ole nagu Mephiboset, kes ei suutnud kuningalauas süüa. Ja tolleks hetkeks ma Mephiboseti nime teadsin, õige veidi tema lugu ka, siis natukene uurisin ja siis katsusin rõõmuga süüa. Ja huvitaval kombel Jumal, mulle näis vähemalt nii, sellel kevadel tuletas mulle selle loo uuesti meelde. Ja ma mõtlesin, et jagan seda teiega ka. Ma aprilli alguses Pärnus natuke puudutasin seda kuskil, aga nüüd tegin põhjaliku uurimise ja varuge siis omale natukene jõudu. Me läheme Vanasse testamenti ja vaatame veidi seda Mephibosetit. Sobib? Mis teil üle jääb? Ja taustaks, ja kusjuures ma pean teile ütlema, et Jumal mulle rohkem varem ka mitte, ta ikka ütleb mulle asju ja need on niisugused põnevad asjad, aga see oli tõesti kummaline. Ma isegi ei teadnud Mephiboseti lugu nii hästi. Ära ole nagu Mephiboset, kes ei suutnud kuningalauas süüa. Mephiboseti loo algust ma võtan 1. Saamueli raamatu 18. peatükist. See on aeg, kus Mephibosetit polnud veel olemaski, aga olid olemas Taavet ja Joonatan ja 18. peatüki 3. salmis on öeldud:
See oli siis periood, kus Taavet oli juba võitud kuningaks ja oli juba Sauli palees hakanud sisse-välja käima, aga Saulile ta väga ei meeldinud, sest Taavet oli populaarne, tal õnnestusid paljud asjad ja seal hakkas tekkima see selline tagakius. Aga Taavet suhtles Sauli poja Joonataniga ja Joonatan tegi Taavetiga liidu, sest ta armastas teda nagu oma hinge. 2 noormehe vahel oli sügav sõprus ja Joonatan võttis ära oma üle 6, mis tal seljas oli ja andis Taavetile. Nõnda samuti oma muud riided koos oma mõõga, ammu ja vööga. Ja see loomulikult ei tähenda, et mehed nüüd võtsid välja peal kõik riided seljast ära, mitte nii, vaid lepingu sõlmimine käis nõnda, et vahetati sõjariistu, kuube, nagu selle lepingu märgiks. Sinu oma on minu oma ja minu oma on sinu oma. Nii see käib. Ja Taavet läks välja ning oli edukas kõikjal, kuhu Saul teda läkitas, sest Saul juba kasutas Taavetit. Saul pani tema sõjameeste üle ja see meeldis kogu rahvale, ka Sauli sulastele. Ja siis natukene keeran lehte. Selles mõttes on muide hea piibel kaasa võtta. Telefonist on ka hea näpuga lükata, aga vahel ma vaatan, et see paberist piibel annab niisuguse hea üldpildi. Ahaa, siin vahepeal oli see ja siin oli too, nii et tassige kaasa mõnikord. Päris hea. No vähemalt siis, kui mina jutlustan. Nii 20. peatükk. Siin on öeldud salmis 11 korratakse uuesti see lugu üle. Nüüd on juba olukord kriitilisem. Taavet ja Joonatan lähevad sinna välja peale, räägivad oma vahel. Ja ma loen veidi Joonatani sõnu. Näiteks salmist 13. Räägivad sellest, kuidas kuningas Saul Taavetisse suhtub. Issand, tehku Joonataniga ükskõik mida, aga kui mu isa tahab teha sulle kurja, siis ma ilmutan seda su kõrvale ja saadan sinu ära, et sa võiksid minna rahuga. Issand, olgu sinuga nõnda, nagu ta on olnud mu isaga. Jah, kui ma veel elan, siis osuta mulle küll issanda armastust, et ma ei sureks. Ära võta iialgi ära oma armastust minu soolt, ka siis mitte, kui issand kõik Taaveti vaenlased maapinnalt hävitab. Ja Joonatan tegi Taaveti sooga liidu. Issand, nõudku aru Taaveti vaenlastelt. Ja Joonatan vannutas veel Taavetit vastastikuse armastuse juures, sest ta armastas teda nagu armastas oma hinge. Nii, ja lood lähevad edasi. Nüüd siis panite võib-olla ka tähele, aga ma kordan üle, et see leping oli tehtud 2 mehe vahel, aga nende mõlema sooga. Et see oli selline tugev leping. Ja nagu ma ütlesin teile, et Taavet oli Jumala ees juba kuninga staatuses, aga praktiliselt põgenes Sauli eest. Ja 2. Saamueli raamatu 3. peatükis on öeldud sõda Sauli soo ja Taaveti soo vahel, nii et see kasvas lõpuks sõjaks välja, kujunes pikaks, aga Taavet läks aina vägevamaks, Sauli sugu seevastu nõrgemaks. Ja võib-olla veel infoks, 5. peatükis on öeldud, Taavet oli kuningaks saades, salm 4, 30 aastat vana. Ta valitses 40 aastat ja Hebronis valitses ta Juuda üle 7 aastat, 6 kuud, Jeruusalemmas 33 aastat. Nii et nii palju numbritest ja see peaks olema juba see hetk, see 5. peatükk, kui Taavet hakkab Jeruusalemma tulema. Nii, aga nüüd vahepeal on sündinud Mefibooset. Ja Mefiboseti täpsem lugu algab 2. Saamueli raamatu 4. peatükist salm 4. Ja Joonatanil, Sauli pojal, oli jalust vigane poeg. Väga huvitav algus. Jalust vigane poeg, kes oli 5-aastane sellel hetkel, kui Iisraelist tuli sõnum Sauli ja Joonatani kohta. See sõnum, mis Iisraelist tuli, oli see, et Saul ja mitu tema poega hukkusid.
Siis võttis ta hoidja tema sülle ja põgenes. Aga rutulisel põgenemisel juhtus, et laps kukkus maha ja jäi lonkama. Tema nimi oli Mephiboset. Nii tolleaegses Iisraelis, kui neid lugusid täpsemalt lugeda, seal on näha päris tugevat võimuvõitlust. Ja tol ajal käis see nii, et kes kuningas oli, see siis tema käes oli võim, tema valitses, tema ütles, tema määras. Kui ta hukkus, nagu Saul hukkus, siis kõik tema lähikondsed ka kaotasid võimu, paljud tapeti, paljud saadeti kuningakojast minema. Nii et olukorrad olid pingelised, seal oli verevalamist, nii see tolleaegne elu käis. Ja kui siin on kirjutatud, et poiss oli 5-aastane, kui siis toimus see võimuvahetus, siis see oli nii pingeline olukord, et hoidja mõistis, et ahah, siin on üks Sauli järglane, teda tuleb nüüd kaitsta, nüüd tuleb temaga põgeneda. Ja nagu siin on kirjutatud, hoidja võttis ta sülle ja põgeneski, aga siis kiirel põgenemisel kukuti ja poiss sai vigastatud mõlemast jalast. Ja see on selles mõttes keeruline lugu, et see väike poiss, ta ei saanud mitte midagi seoses sellega teha. Lihtsalt asjad juhtusid ja nüüd oli väike mees vigane. Kuhu nad läksid, kuhu nad põgenesid, kuhugi nad läksid, olid eemal, et uus võim on riigis. Ja siin on võib-olla see detail ka tähtis, et Mephiboset oli ju sündinud kuningakotta. Ta oli kuninga lapselaps. Ta kasvas keset kõike seda, mis kuninga palees tol ajal oli. Ta sai osa kuninga toidulauast, ta mängis kuninglikes õuedes, ta puutus, mis see 5-aastane võimust mõistab, aga ta siiski midagi nägi ja midagi sai aru. Niisiis, tema taust oli nii-öelda kuninglik ja sõna otseses mõttes kuninglik. Nüüd Mephiboset ja Iisraeli kultuuris Vanas Testamendis eriti, aga ka Uues tasub tähele panna nimede tähendust. Meil on samamoodi, et kui see pisikene mupsukene sünnib, siis me hoolega tunnetame ja mõtleme, et mis nüüd tema nimi on ju. Mõni teab ette, mõni teab pärast lapse näo nägemist, aga Iisraelis ja just tolle aja Iisraelis ja ka praegu pandi beebidele nimesid, mis omasid tähendust. Ja Mephiboseti nime võiks lahti harutada niimoodi, et paa või siis see boo, seal, õieti see fii. Me seal alguses, nii nüüd tuleb keeletund, me tähendab nagu seest ütlevat käänet. Me, siis fii on tegusõnast tulnud, mis tähendab tükkideks lõhkuma, hajutama, laiali lükkama. Ja see poset või bšet, pošet, see on häbi. Ehk selles nimes on selline tähendus, et häbi ära lõhkuma, häbi laiali saatma, tükkideks lõhkuma häbi, et selline päris üllas nimi. Okei. Nii vahepeal toimuvad ikkagi siis jälle erinevad sündmused. Mephiboset, 5-aastane poisikene on kuskil kõrval, aga näiteks, mis minu meelest oli huvitav taustalugu, on teise Saamueli raamatu 5. peatükis. Ja ma loen salmidest 6-8. Taavet vallutab siin Jeruusalemma. Nüüd ta saab siis lõpuks kuningana Jeruusalemma tulla. Kui kuningas läks oma meestega Jeruusalemma, selle maa elanike jebuuslaste vastu. Jeruusalemmas elasid nii vahva rahvas, kelle nimi on jebuuslased. Ikka hea nimi. Siis ütlesid need Taavetile, siia sisse sina ei pääse, sest pimedad ja lonkurid kihutavad su tagasi. See on huvitav, et jebuuslased ütlesid, et me oleme pimedad ja lonkurid, aga me kihutame su tagasi. Et tõenäoliselt nad võisid mõelda, et isegi pimedad ja lonkurid saavad sinuga hakkama, õnnetu Taavet. See pidi tähendama, et Taavet sinna sisse ei pääse. Aga Taavet muidugi vallutas Sioni linnuse, mis on nüüd Taaveti linn. Ja Taavet oli sel päeval öelnud, igaüks, kes lööb jebuuslasi, tabagu veejuhtmes neid jutumärkides lonkureid ja pimedaid, keda Taaveti hing vihkab. Taaveti hing vihkas lonkureid ja pimedaid. Ta küll konkreetselt mõtles jebuuslasi, aga ta ütles kuhugi selle niimoodi välja.
Ja sealt lausa tuli keelend, sellepärast öeldakse, pime ja lonkaja ei pääse kotta. Ja siin on nüüd ka huvitav vaadata ühte teist kirja kohta, mis on 3. Moosese. See lihtsalt kohe tõusis mu südamesse ja küllap teiegi teate seda kirja kohta. 3. Moosese 21. peatükis 17. Seal Jumal annab Moosesele erinevaid korraldusi, erinevate teenistuste, teenistujate ja kõige selle kohta. Issand rääkis Moosesega, räägi Aaroniga ja ütle, ükski su järglasist nende tulevastes põlvedes, kellel on mingi viga, ei tohi tulla ohverdama oma Jumala leiba, sest ükski, kellel on mingi viga, ärgu astugu esile, olgu mees pime või lombak või lõhkise ninaga või mõne moonutatud liikmega või keegi, kellel on murtud jalg või murtud käsi või ta on küürakas, kuivetunud, kaega silmal, sügeliste või sammaspoolega, ütleb eestikeelne piibel, siin on mõeldud lilliputte, neid kääbuseid, või kes on kohitsetud. Et Moosesele oli selline käsk antud ja nüüd, kui me mõtleme Mephibosheti peale, kes siis oli 5-aastane poiss sellel hetkel, kui ta oma vigastused sai, tasakesi kasvas, kas tema kuulis seda Taaveti ütlust, et ükski lonkaja ei saa sisse? Kas ta teadis? No kuhugi maani ta ikkagi teadis Moosese seadust ka. Igal juhul tema hinges oli see teadmine, et ahaa, ma lonkan mõlemat jalga. Mu elutee on selline. Ja meile siia kõrvale, kes me oleme Jeesuse järgijad, Jeesus loomulikult tervendab, on ka kohe eraldi mul salm välja toodud. Matteuse 21.14. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi näod terveks. Selles mõttes Jeesus tegi tõesti revolutsiooni, tervendas need kõik. Aga miks Moosese seaduse ajal oli selline nõue? Ilmselt templiteenistuses, koguduse telgiteenistuses pidid olema terved, veatud teenijad. Nii nagu Jumalale ei tohtinud tuua ka vigast ohvrit. Nii, meie Mephiboset, siis see, kes peaks häbi minema, laiali ajama, tegema suuri tegusid oma elus, elab selles kohas. Ja võib-olla üks detail veel. Mephiboset aastate möödudes, ma ei tea, kas kõiki aastaid, aga mingi osa nendest kindlasti, oli elanud paigas, mille nimi oli Lo Debar. Ja heebrea keeles see nimi tähendab ka väga veidrat asja. Lo on eitus ja Debar või Devar tähendab asja või sõna. Ja kui me paneme kokku Lo Debar, siis tähendab, et midagi ei ole sõna, ei ole asja, ühesõnaga tühi koht. Et siis see mõlemast jalast vigane noormees, võib-olla selleks ajaks juba, elab siis tühjas kohas, mitte midagi ei ole. Et selline taust. Ja nüüd 2. Saamueli raamatu 9. peatükk. Ühel päeval, vahepeal siin olid jälle toimunud sündmused, seadusele aegas oli toodud Jeruusalemma, siis Jumal oli andnud Taaveti soole, tõotuse, vahepeal Taavet sõdis ja võitis, pani uusi pealikke, ülemaid, kogu aeg midagi seal toimus. Ja nüüd 9. peatükis. Ja Taavet ütles, ühel hetkel tal oli aega selle teemaga tegelda. Kas on veel kedagi, kes Sauli soost on järele jäänud, et ma Joonatani pärast saaksin temale head teha? On tubli mees, pidas meeles oma tõotuse, oma lepingu. Sauli perel oli olnud sulane, Siiba nimi, ja tema kutsuti Taaveti juurde. Kuningas küsis temalt, kas sina oled Siiba? Ta vastas, jah, su sulane on see. Ja kuningas küsis, kas ei ole enam kedagi Sauli soost? Ja nagu ma teile ütlesin, kui võim vahetus, siis ikkagi puhastati plats päris põhjalikult. Kas ei ole kedagi Sauli soost, kellele ma saaksin osutada Jumala heldust? Ja Siiba vastas kuningale, on veel olemas Joonatani poeg
jalust vigane. See on nii huvitav detail, see käib igalt poolt läbi. See on nagu, ma ei tea, vajalik kirjeldus. Kõik kogu aeg ütlevad, jalust vigane. Ja kuningas küsis temalt, kus ta on? Siiba vastas, vaata, ta on maakeri Ammeeli kojas Loodebaaris, tühjas kohas. Siis kuningas Taavet läkitas talle järele ja laskis ta tuua sealt paigast, siis Loodebaarist. Kui Mefibooset, Sauli poja Joonatani poeg, tuli Taaveti juurde, siis heitis ta silmili maha ja kummardas. Ja see oli tolle aja kombestikus õige viis kuninga ette minemiseks. Sa alandud võimu ees. Taavet ütles, Mefibooset, ja tema vastas, vaata, su sulane on siin. Ka see oli õige viis kuningale austust avaldada, aupaklikkust väljendada. Taavet ütles talle, ära karda, sest ma tahan tõesti teha sulle head. Ja seegi on vajalik, et ta ütles ära karda, sest Mefibooset kindlasti teadis, et eelmise kuninga järglased tuleb ju hävitada, et nad ei hakkaks taas võimu võtma olemasolevalt kuningalt. Aga ma tahan tõesti teha sulle head su isa Joonatani pärast ja anda sulle tagasi kõik su isa Sauli põllud. Ja sa ise saad alaliselt süüa leiba minu lauas. Nii et Taavet 3 asja ütleb Mefiboosetele ja need on kõik väga suured asjad. Ära karda, ma annan sulle tagasi kõik, mis su vanaisale Saulile kuulus ja sa oled teretulnud kuningalauda sööma. Milline kutse. Ja ma ei hakka pärast tagasi enam tulema, ma kohe ütlen parem need seosed, mida ma näen meie eludega. Meile Jumal ütleb täpselt sama asja. Ära karda, mis iganes su elus toimub, mis iganes su vastu tõuseb, nii nagu me laulsimegi. Me võidame. Ära karda. Siis on sulle pandud valmis kogu pärand Kristuses Jeesuses. Ja see on suur pärand. Alates sellest, et sa tohid tulla Jumala ette kullakesed. Me võiksime elada täitsa teistsuguses kontekstis. Aga me tohime iga päev, iga kell, kas või 1000 korda päevas Jeesuse läbi ja Jeesuse ohvri tõttu tulla Jumala ette. Kõige oma pisemate, ma ei tea, juuksekarva vigadega, aga ka suurte asjadega. Ja meid ei lükata ära, meid ei põlata ega halvustata. Ja ka meid on kutsutud sööma kuningalauda. Amen. Osa saama kõigest, mis Kristuses on. Ja teatud mõttes ma olen vaadanud inimesi ja omal ajal, kui ma Linda Turneriga missioonireisidel käisin, siis ühel hetkel Linda ka nii huvitavalt ohkas ja ütles, et tead, Heli, ma ei saa ühest asjast aru, et on nagu 2 tüüpi kristlasi. Ühed on need, kes lähevad kõige selle järgi, mida Jumal neile pakub, mis uksed on avatud, nad tahavad ja nad lähevad. Ja siis on teised, kes lõpmatult sorivad prügihunnikutes. Ma ei tea, miks. Ära ole sina see. Nii, aga nüüd kuidas reageerib Mefibooset, kes on juba kuningaite kummardanud, kes on juba öelnud, et tema on sulane ja kuningas on kuningas. Nüüd ta vastab. Tema kummardas ja ütles, salm 8, kes olen mina, su sulane, et sa oled vaadanud minusuguse surnud koera peale. Jah, ta ütles, et ta on kuninga sulane. Ta nimetab iseennast koeraks ja kui see nüüd tõsi on, siis heebrea kultuuris ikkagi halvustati küll nii, et need koerad, eks ole. Ma olen kuulnud seda ühtpidi ja teistpidi, aga ta ütleb, et surnud koer. Ma ei tea, mehed, kas selline enesehinnang on tavapärane meeste hulgas. Isegi kui eluraskused on suured, isegi kui see põlgamine või hüljatus on suur. Ma tean, et naised teevad küll ütlusi iseenda kohta, mina olen küll ohanud ka. Ma olen mingitel oma elurasketel hetkedel läinud Väänas mere äärde jalutama
ja kiitnud Jumalat, tänanud Jumalat ja siis öelnud, palun andeks, nüüd ma tahan rääkida ikka koledaid asju ka ja siis sõnastanud, kuidas ma oma südames tunnen. Ja kogu aeg teadnud, et Jumal kuuleb ja Jeesuse lunastus on tegelikult piisav. Sellest ma saan aru. Aga minusugune surnud koer, ta oli vigane, ehk tal oli nii-öelda viga küljes ja inimestena me rohkem või vähem õpime elu jooksul ka oma puudulikkust tundma ja mõnigi meist ilmselt jääb selle puudulikkuse alla kinni. Ja see võibki olla meie jaoks just täpselt nii tugev, et minusugune surnud koer, et nii nagu mina tookord, see natukene kõlab naljakalt, aga mul tõesti oli raske rikkalikku toidulauda katta, sest ma mõtlesin, saab ju vähem, aga on ju. Kus iganes meie sees see isegi ei ole alandlikkus, aga see on see, et mis nüüd mina. Ta võib võtta ühe vormi ja teise vormi ja Mefiboseti puhul ta oli ikkagi väga pahas vormis, minusugune surnud koer. Et näidaku püha vaim meile kõigile, kui meie südames vähegi on sellist vale asja. Aga mida Taavet tegi? Taavet oli kuningas, Taavet oli mees, kes suutis olla kuninglik. Ta kutsus Siiba, Sauli sulase ja ütles temale, kõik, mis on olnud Sauli ja kogu tema soo päralt, olen ma andnud su isanda pojale, ehk siis Mefibosetile. Ja vähe sellest, et kõik maad anti ka tööjõud selle maa harimiseks. Sina pead temale maad harima, sina ja su pojad ja su sulased, ja pead temale tooma, et su isanda pojal oleks leiba süüa. Ja Mefiboset, su isanda poeg, sööb alaliselt leiba minu lauas, kuningalauas. Ja nüüd see tööjõu hulk oli, Siibal oli 15 poega ja 20 sulast, nii et 35 meest pluss Siiba ise olid kohe olemas ja võtta. Ja Siiba ütles kuningale, nõnda nagu mu isand kuningas oma sulast käsib, nõnda su sulane teeb. Ja Mefiboset sõi Taaveti lauas nagu üks kuningapoegi, mis omakorda tähendab ka seda, et ta oli kursis kogu kuningakoja eluga. Ta nägi intriige kuningapoegade vahel, ta sai aru, mis parasjagu Jeruusalemmas toimub siin või Iisraelis seal, mida kuningas järgmisena plaanib, kuhu ta välja läheb, mis seis üldse kuningal on, äkki ta mõni õhtu ohkas, oli väsinud. Kõike seda ta nägi, see on päris suur au ja päris, ma ütleksin, tõsist delikaatsust nõudev võimalus. Sa istud nii kõrgel, nii lähedal kogu sellele võimuaparaadile ja sa pead õppima seal käituma, olema ja teadma, mida kellele edasi rääkida, mida mitte. See ei ole lihtne. Ja nüüd on veel tulnud lisa, et Mefibosetil oli selleks ajaks väike poeg, Miika, ja kõik Siibakoja elanikud olid Mefiboseti sulased. Ja veel kord on üle korratud ja Mefiboset elas Jeruusalemmas, sest ta sõi alaliselt kuningalauas ja taas ta lonkas mõlemat jalga. See viga ikka käis kogu aeg kaasas. Teatud mõttes meie vead paistavad välja, me kõik võime longata mõlemat jalga, aga Kristuses need vead ei ole tähtsad, kui me ise nendesse kinni ei jää. Mõnes mõttes võiks nüüd loo lõpetada ja öelda, et kui tore, aga Jumal oli mulle öelnud, et ära ole nagu Mefiboset, kes ei suutnud kuningalauas süüa. Ehk me võime arvata, et selle Mefiboseti südames kuskil siin väga sügaval peidetud nurgakeses elas üks surnud koer. Nii. Ja vaatame 2. Saamueli raamatu 16. peatükki. Vahepeal, ma ütlen igast peatükist paar sõna, siin toimus sõdimine ammonlaste ja süürlastega, saadi võit. Siis on, mis ma ütlen, ogar lugu Batsebaga, siis tuleb prohvet Naatan, kõike seda Mefiboset mingil määral kuningalauas nägi. Siis sündis Saalomon, järgmised vallutused, Amnoni Taamari lugu ja hakkab tasakesi pead tõstma Absalom suurte lokkidega, kaunis noormees.
Joab tegutseb ja mingi aja jooksul Absalom jõuab mässuni ja varastab kogu Iisraeli või suurema hulga Iisraeli südameid, kuni jõuab lugu sinnani, et mäss võtabki oma õige kuju. Taavet põgeneb Jeruusalemmast. Olukord on hirmus. Ja nüüd ma jõuan peatükki 16. Taavet on hoopis kaugel mujal ja peatüki alguses on öeldud 16. Kui Taavet oli mäe tipust läinud pisut edasi, vaata, siis tuli temale vastu Mefiboseti sulane Siiba, seesama, kes siis oli teenija Mefibosetile kõigi oma poegade ja sulastega, paari saduldatud eesliga. Olukord oli äärmiselt pingeline, kuningas põgeneb, kõik on sassis kuningriigis. Ja eeslite seljas oli 200 leiba, 100 rosinakakku, 100 viigimarjakakku ja lähker veini. Kuningas küsis Siibalt, milleks on sul need? Ja Siiba vastas, eeslid on kuninga perele ratsutamiseks, leib ja viigimarjakakud sulastele söömiseks ja vein kõrbes väsinuile joomiseks. Ja kuningas esimese asjana küsib, aga kus on su isanda poeg? Ehk siis, kus on Mefiboset? Miks tema ei ole kaasas kogu selle eeslite ja kõigi nende rosinakakkude ja leibade ja veiniga? Ja Siiba vastas kuningale, vaata, tema jäi Jeruusalemma, sest ta ütles, nüüd annab Iisraeli sugu mulle tagasi mu isa kuningriigi. Ja Taavet reageerib niimoodi, ta ütleb Siibale, vaata, kõik, mis on Mefiboseti oma, saab sinule. Ja Siiba ütles, ma kummardan, lase mind armu leida su silmis, isand kuningas. Ja see on nüüd selle Mefiboseti loo väga tõsine sõnum ja tõsine koht. Ja see on ka meile õpetuseks, et kui meie ei valva oma südant ja just selle kandi pealt, et me ei pea olema oma südame urgitsejad valel viisil. Me ei suudagi seda, me urgitseme sinna metsa poole kõik asjad. Aga kui Jumala vaim puudutab meie südant ja juhib meie tähelepanu, siin oleks vaja teha üks korrigeering või ära seda tee. Või kui sa märkad, ei peagi püha vaim otse sinuga rääkima, sa märkad Jumala sõna uurides, et selles küsimuses mu süda kisub kogu aeg vasakule. Sest me kõik oleme inimesed ja meil on see pool olemas. Kui me sellega ei tegele, kui me ei palu nii nagu Taavet tõesti oli tark mees, uuri mu südant, Jumal, anna mulle teada, mis siin on, mis on need peidetud asjad, sest ma ise ei näe ja me ise ei mõista oma südant ja ma ei oska ka teha korrigeeringuid. Tule mulle appi, Jumal. Ja kui siis Jumal näitab, siis võta ja paranda neid asju õigeaegselt. Ka selle võtme, mis on tänane põhiteema, et kui Jumal tahab sulle palju anda, siis ära ütle talle, et mis sa vaatad minusuguse surnud koera peale. Isegi kui sa lonkad mõlemat jalga, armas ülistaja lonkab siin ühte, kuigi mehed mängisid ju jalgpalli, mitte sina, eks ju. Jaa, aga meil on need meie kas loomuvead või meie eksimused või meie kunagised läbikukkumised. Nad on ikka rängad asjad vahel. Nad ikka vajutavad, suruvad. Mina olen ka ahastanud Jumala ees. Jumal, miks sa lasid mul 40 aastat selles valdkonnas olla nii rumal? No miks sa ei öelnud poole tee peal, et ma olen selles valdkonnas nii rumal? No oli küll raske pala alla neelata, aga Jumal eeldab ja ootab meilt vaprust, et vaatamata nendele 2 vigastatud jalale, vaatamata mis iganes loomuveale, vaatamata sellele patule, mida sa tegid, vaatamata sellele võib-olla isegi, mida sa veel teed, sa pead olema see, kes seisab sirge seljaga Jumala ees. Jeesus, ma tänan, sinu lunastusest piisab. Ma olin surnud koer, jah, aga ma ei ole enam. Ma olen sinu elu täis. Amen.
No nii, Mephiboset oli siis jäänud Jeruusalemma mõtlema, et nüüd on see hetk, ma ju sündisin kuninga järglasena, nüüd ma saan selle kõik tagasi. Ja Taavet oli siis teinud muudatused, et selles mõttes päris mage lugu, mage hetk. Aga ka siin ei lõppe lugu. Jälle sündmused arenevad üks pingelisem kui teine, siin on erinevad nõuandjad Taaveti ümber. Taavet läheb sinna Mahanaimi, siis tema poeg Absalom hukkub, see mässuline, kes varastas südameid. Taavet jääb leinama, see oli tema jaoks äärmiselt raske lugu ja sedagi Mephiboset kuningalauas ju nägi, keda Taavet armastas, kuidas ta oma poegadega suhtles. Taavet tuleb tagasi Jeruusalemma ja tema nõuandjad ütlevad, et lõpeta ära, sa ei tohi niimoodi leinata, et sa ei väärtusta rahvast. Ja nüüd taas on Taavetil see koht, et ta peab korra majja lööma. Ja ma loen 19. peatüki 25. salmist. Taavet on tagasi tulnud. Ka Mephiboset, Sauli poeg, tuli kuningale vastu. Aga ta ei olnud hoolitsenud oma jalgade ja habeme eest. See oli alati üks nõue, et kui sa oled kuningakojas ja kuningalauas, siis sa oled hoolitsenud enda eest. Sa ei tule niisuguse tolkus, törtsus välimusega. Ja ta ei olnud pesnud oma riideid alates sellest päevast, mil kuningas oli ära läinud, kuni päevani, mil ta tuli rahuga tagasi. Ma ei lugenud kokku neid päevi, kui pikk aeg see oli, aga mingi aeg see oli, sest siin on eraldi toodud välja, et ta ei olnud enda eest hoolitsenud, ta oli habemesse kasvanud. Ja kas see oli, mis iganes väljendus see Mephiboseti puhul nüüd oli, igatahes nii ta tuli, ja ta tuli Jeruusalemmast kuningale vastu. Kuningas küsis temalt, miks sa ei tulnud minuga, Mephiboset? Aga tema vastas, mu isand kuningas, mu sulane pettis mind, sest su sulane mõtles, siis ta mõtleb iseennast. Ma lasen enesele saduldada eesli, sõidan selle seljas, lähen kuninga juurde, sest su sulane lonkab. Aga tema laimas su sulast mu isanda kuninga juures, mu isand kuningas, aga on ju nagu Jumala ingel. Tee siis, mis su silmis hea on. Sest kogu mu isa sugu ei ole mu isandale kuningale olnud muud kui surma väärt. Ometi sa oled pannud oma sulase sööjate seltsi sinu lauas. Mis õigust mul siis enam on ja mida peaksin veel kuningale kaebama? Nüüd siin on kaks vastastikust versiooni. See Siiba, kes oli Mephiboseti sulane, sõnastas ju Mephiboseti mõtteid, kes jäi Jeruusalemma ootama, et ahaa, nüüd ma saan võimu tagasi. Kas oli see pool tõsi või oli nüüd see pool, nagu Mephiboset ütleb, et mind on laimatud? Võib-olla oli ka kolmas versioon, et Mephiboset tõesti jäi ootama seda võimu tagasi saamist. Ja siis, kui asjaolud läksid teistpidi, sõnumid ju liikusid, teada oli, et Absalomi mäss on lõppenud ja Taavet on tagasi tulemas. Võib-olla ta siis tekitas selle kolmanda versiooni, et minust on valetatud. Võimalik. Aga samas siiski Mephibosetis oli see surnud koer. Ja nüüd õnneks tal on küll tarkust öelda, et sa oled mind pannud sinu lauas sööjaks. Mul ei ole enam õigusi, mida ma peaksin sulle kaebama. Aga kuningas vastab talle, mis sa sellest enam räägid? Ma olen öelnud ja nüüd Taavet teeb kiiresti teistsuguse jaotuse. Sina ja Siiba jaotage väljad. Ehk ta ikkagi taastab Mephiboseti õiguse nende põldude kogu selle maavalduste üle, mida ta alguses andis ju talle. Jagage omavahel. Ja Mephiboset vastab kuningale, võtku tema kõik, sest mu isand kuningas on tulnud rahuga koju. Ja salm 21 taas
Toimub siin vahepeal üks mäss, taas on kibedad sündmused ja 21 peatükk räägib ühest väga omamoodi loost, kiibeonlased ja nende lepitamine. Ja selle loo taust peaks olema see, et Sauli ajal tehti kiibeonlaste suhtes midagi ebaõiglast ja see asi tuli lepitada. Ma hästi kiiresti võtan siit mõned nopped. Taaveti päevil, 1. salm 21, oli 3 aastat nälg. Ja huvitav, siis otsis Taavet issanda palet. Miks on meil nälg? Kus on see põhjus? Kas me oleme vea teinud? Nii nagu meie Valguse tees just uurime prohvetite raamatuid, suurte prohvetite ja väikeste. Ja seal oleme just Aamose juures. Ja seal kogu aeg on selline teema, et Jumal ütleb, et ma olen saatnud teile selle raskuse ja selle võitluse, selle ja tolle. Ja mitte miski ei pane teid pöörduma minu poole. Et ehk see sõnum on see, et kui sina oled raskustes, siis mitte ära tõmbu nurka ja ära nukrutse, et oi, kus ma olen, Jumal on saatnud mulle karistuse, vaid pigem otsi selle sees Jumalat, et sa saaksid teha vajalikud korrigeeringud, kui on vaja neid teha. Aga Iisrael muidugi ei otsinud mitte Jumalat ja nende lugu lõppeski vangistuses. Aga Taavet oli tark mees, ta hakkas kohe issanda palet otsima ja Jumal ütles, et see on Sauli ja tema vere süüga soo pärast, et ta surmas kiibeonlasi. Ja siis tehakse seal lepitusteod ja lepitusteoks on, Taavet pakub kulda ja hõbedat, aga kiibeonlased vastavad talle. Meil pole tarvis seda Saulilt mitte midagi tema soost, ei kulda ega hõbedat, mida te siis nõuate, et ma teeksin, küsib kuningas. Mehe, kes tahtis teha meile lõppu, kes kavatses meid hävitada, me tahame seda meest, et meil ei oleks olnud paigale jäämist kogu Iisraeli maa-alal. Tema poegadest antagu meile 7 meest ja me poome nad issandale. Issanda valitu Sauli Kiibeas ja kuningas teebki seda. Et see on nüüd meie ajal ja meie kontekstis raskesti mõistetav, et selle vere süü pärast antakse järgmised, need tapetakse ja nüüd on olukorrad lepitatud. Aga see on see aeg ja nii seal tehti. Aga nüüd see võtmesalm, salm 7. Aga kuningas andis armu Mefiboosetile, Sauli poja Joonatani pojale, issanda vande pärast, mis oli nende vahel, Taaveti ja Sauli poja Joonatani vahel. Lepitus tehakse, aga Mefibooset saab veel kord armu. Ehk siis kokkuvõtteks. Isegi kui me tunneme ennast surnud koertena ja kipume Jumala ees või inimeste ees seda niimoodi ütlema, Jumal ikkagi annab meile armu ja ta igal juhul halastab meie peale. Amen. Kas ma tohin veel ühe tunnistuse, ega me ei ole ajas lõhki? Ma tahan teile tunnistada, et ka mina olen muutunud paremaks, tublimaks, targemaks ja julgemaks. Hiljuti juhtus mul selline lugu ja see nii ilusasti sobib siia otsa. Olin Väänas, suvine aeg, olin ilmselt just tulnud missioonireisilt Albaaniasse ja niitsin oma muru. Mulle meeldib muru niita, mulle meeldib trimmerdada ja iga inimene on veider omamoodi, mulle meeldivad need tööd. Aga see keskmiselt tähendab seda, et see on niisugune mõnus jalutamine selle muru niidukiga, meil veel seda, kes ise jalutab, veel ei ole, aga varsti tuleb. Igi soriseb, kohutavalt palav ja reeglina pärast muru niitmist ma kohe jooksen märre. Ja sellel hetkel ma olin maja tagant niitnud, üldse ma ei teadnud, mis maja ees toimub. Lõpetan siis niitmise ära, tean, et nüüd on merre minek ja vaatan, maja ees on üks lisaauto. Küsin Mardi käest, et kas keegi on tulnud ujuma või on keegi meil külas siin või? Ei, mis auto see siin siis on? No see on üks auto, miks ta siin seisab? Ta on täiesti õige koha peal. Ajab mulle niisugust kägu. Ma ei teadnud mitte midagi, mitte millestki, sest mina tulin missioonireisilt. No kelle auto see siis on? Ma küsin, ma juba hakkasin, ma olin väsinud, higine, meri ootas, hakkasin peaaegu, et juba niimoodi. See on sinu auto. Ma ei osanud üldse reageerida.
kas naerda või nutta. Ja ma olingi vait ja teate, häbi öelda, ma ütlesin Mardile, et tead, ma lähen praegu ujuma. Ma ei osanud reageerida. Läksin siis ujuma ja meres mõtlesin, et auto, mis auto see on? Hakkasin nutma natukene, siis natukene naersin, siis ujusin ja tulin koju tagasi, siis mingil hetkel hakkasin juba aitäh ütlema ja kallistama, aga ma natuke ikka olen veel selline, et kui on väga suur asi, no siis läheb ikka rohkem aega. Istusin autosse ja natukene sõitsin ja aga tunnen, et no mis mõttes minu auto? No eks ju. Ja teisel päeval ka, noh, hea on sõita, aga ikkagi Mart on number 1, et mis mõttes siis mina nüüd. Kuni sinnani välja, et see vist oli võib-olla 3. päev. Ma ei saanud enam öösel magada ja öösel on nii armas rohelus, läksin aeda, istusin pingile ja siis mul oli tõsine meeleparanduse koht. Ma ütlesin, isse, anna mulle andeks. Ma ei taha olla see, kellel on kuri uskmatu süda, et ma ei suuda uskuda elavasse Jumalasse. Ja äkki, ma olen ju öelnud sulle, et ma võtan Jeesuse vastu, aga äkki ma olen sellega ka, ma ei suuda nüüd mingit autot vastu võtta. Kuidas ma Jeesust siis saan vastu võtta? Jumal, anna mulle andeks. Ma ei ole selline. Ma tahan olla see, kes kõik sinu käest vastu võtab. Anna mulle ometi andeks. Mul ei ole kuri uskmatu süda. Ja siis toimus mingi, ma ei tea, mis asi. Ja järgmine kord, kui ma autosse istusin, ma teadsin, muidugi on see minu auto, muidugi ta sobib mulle, muidugi mulle meeldib sellega sõita. Ja teate, mis mulle esimese asjana meeldis ja see on nüüd naistele, mehed naerge, kui tahate. Selle autoraadio näitab, mis muusika tuleb. Tal on kohe see laulu esitaja ja laulu nimi. No mida paremat võib autots tahta, on ju. Ma pidin meelt parandama, aga vähemalt söön ma rõõmuga rikkalikult ja toidan kõiki rõõmuga rikkalikult, aga sõidan ka autoga rõõmuga. Sest kuidas ma ei suuda autot vastu võtta, kui ma olen vastu võtnud Jeesuse? Ma ei tohi ennast petta. Amen. Jumal õnnistagu teid ja aitäh, et te kuulasite. Amen. Ma pidin lõpupalve ka tegema. On nii, jah? Amen. Isa, me täname sind. Sa oled nii hea Jumal. Ja me täname sind, et sa oled südamete tundja. Jumal, ma palusin juba kodus, aga ma palun ka nüüd veel. Kui kellelgi meist on seal mingi surnud koer või kui keegi meist lonkab 2 jalga ja ei saa edasi, vaid kogu aeg lonkab neid 2 jalga, siis tule sina, kallis püha vaim, ja puuduta seda südant, muuda see hoiak, tee inimene lõpuni lahti, nii et ta võtab sinult vastu teemantid, kulla, hõbeda, pärlid, autod, rikkaliku toidu või mida iganes sa tema jaoks oled valmis pannud. Kõik, kogu pärandi, kõik õnnistused, julgelt ja astub usus kõige selle peale, mida sina oled tema ette valmis pannud. Ei kõhkle ja ei ole kurja uskmatu südamega, kes loobub elavast Jumalast, vaid me oleme sinu elava Jumala lapsed, sinu poolt õnnistatud, armastatud ja kuhjaga üle kallatud kõige hea poolt. Tänu ja kiitus ja olgu õnnistatud iga Nõmme koguduse liige. Amen.